Tere õhtust kõigile AP Forex Estonia kogukonna liikmetele ja ka kõigile teistele Forexi ja investeerimishuvilistele. On kätte jõudnud järjekordne neljapäev ja nagu siis kombeks on saanud, neljapäev on siis nii-öelda tarkvaratund, kauplemistarkvaratund ja eelmine kord me rääkisime siis tarkvarast nimega Gearbox, käisime siis üle kõik erinevad seaded ja loogika, kuidas ta töötab, et kui sa oled üks Gearboxi kasutaja, siis kindlasti sa said sellest endale väärtuslikku infot ja isegi kui sa ei ole Gearboxi kasutaja, siis sellegi poolest oli see info väärtuslik, sellepärast et sa kindlasti hakkasid paremini aru saama, mismoodi need asjad töötavad. Nii, tänaseks oli küll üks soov, et teeks juttu Kraitosest, et mis tarkvara see Kraitos on, kuidas ta töötab, aga Kraitose tutvustuse või nii-öelda siis deep dive'i lükkame edasi kuskil nädala-kahe võrra, sellepärast et Kraitosel on välja tulemas kohe uus versioon ja hetkel ma ei näe erilist põhjust siis hakata eraldi seda lahkama, kui tulevad nagunii kohe varsti muudatused. By the way, kui sa oled Haapsalus, siis ma loodan, et sul on olemas päästevest või kummipaat, sest nagu ma aru saan, seal oli korralik maru toimetanud ja kui sa oled seda live vaatamas Haapsalus, siis kirjuta, kuidas sul läheb seal, et kas kõik on okei, kõik on kontrolli all või on täielik uputus ja segadus. Rääkides veel uputustest, siis mina olen Kuressaarest pärit ja seal on olnud siis keskmiselt kord iga suvi selline korralik uputus. Ja kes on Kuressaarest pärit või kes on seal olnud, siis seal on üks tänav, kas seal oli mingisugune trahter või mingi kõrts on ka seal tänav, tule see tänav ei meelde, praegu on selle sama tänaval Jotter Pizza, vanasti oli seal üks mingisugune kohvika, ühesõnaga, see on sellise kaldega tänav ja siis kui ülevalt poolt hakkab vesi alla voolama, siis tuli ikka sealt sellise ojan, ütleme niimoodi, et seal oli siuke 30-40 sentimeetrit vett kohe kindlasti, kui siukest lausvihma tuli ja siis ma mäletan, et mingid poed, mis seal tänavatel olid, vanasti oli vist mingisugune, ma ei tea, müüdi igast pudi-padi, mingi pood oli, see oli tavaliselt siis põlvini vett täis. Aga see selleks, nagu räägitud sai, täna siis räägime hoopis Flashist. Miks mul on täna kikilipp sees? Kahel põhjusel. Üks on see, et tahaks natuke vaheldust ja teine põhjus on see, et see on ka ühtlasi tegelikult Flashi siis tähistamine, sellepärast, et meil on siin kontosi, mis on jooksnud 2,5 aastat ja isegi rohkem ja mis on siis suutnud teha väga korralikke kasumeid. Mõne jaoks võib see nüüd tunduda täiesti utoopia või võimatu, et on võimalik teha näiteks siis 2,5 aastaga kuskil 520% kasvu. Loomulikult see ei ole kõigile, alati kaasnevad ka igasuguste investeeringutega riskid, nii on ka siis Forexis endiselt. Aga siis enne kui lähme seadistuse juurde, räägime natukene lahti, mismoodi Flash töötab, mis see loogika seal taga on ja siis samamoodi näitame tulemusi. Kindlasti vaata see video osast lõpuni, sest muidu jääb osa infot nii-öelda saamata, pilt ei saa terviklik, kui sa jätad pooleli. Nii, aga siis paneme siit siis tulemused ette. Ja kui palju siit näha on, peaks olema päris hästi näha. See on nüüd siis esimene konto, millest ma rääkisin, üle 500% on siis teinud kasvu ja kaamera on siuke paigast ära natuke läinud. Nii, ühesõnaga see konto on siis jooksnud veebruarist 2022, veebruari lõpust ja siin on siis näha, et see konto on teinud kasvu 550% praeguseks. Selle aasta tulemus on hetkel siis 44%. Miks need varasemad aastad olid kõvemad olid sellepärast, et ta võttis suuremaid riske ja kui me vaatame nüüd seda, mis on siis olnud maksimaalne jooksev miinus, ehk siis kui sul on avatud tehingud ja need tehingud on parasjagu miinuses, siis kui suur osa kontost on nii-öelda see miinuses tehingut all ja siin on näha, et see maksimaalne number on olnud siis 60%. Et seda võib võrrelda siis umbes samasuguse nii-öelda flash crashiga, mis oli näiteks Metal ja ka siin teistel ettevõtetel, kas see oli 1,5 aastat tagasi, kus siis toimus järsk turu korrektsioon ja siis kõik igasugused aktsiad kukkusid kolinal, Amazon ja Meta ja mis seal kõik olid, said päris korralik pihta. Praeguseks on muidu kõik taastunud,
aga lihtsalt, kes on aktsiates, siis selline väike võrdlusmoment, et kas sa oled valmis sellist jooksev miinust nägema enda kontol, ütleme, kui sul on 10 000 konto, kas sa oled valmis nägema seal siis avatud tehinguid summas -6000, et see ei ole nagu realiseeritud kahjum, need on lihtsalt tehingud, kui sa need praegu kinni paneksid, või noh, kui sul see miinus ees on, kui sa need siis kinni paneksid, siis sa võtaksid selle kahjum vastu. Oi, nii ebaviisakas, mul on telefon jäänud hääletu peale panemata. Nii, aga selle ja ma parandasin nüüd ära. Et nagu öeldakse, risk ja kasum on siis sama mündi erinevad pooled ja seda tuleb alati siis meeles pidada, mis tahes investeeringuga tegu, ükski investeering ei ole riskivaba. Et kui sa tahad saada selliseid tootlusi nagu selle kontol, siis peab olema valmis ka selleks, et su konto on vahepeal päris korralikus miinuses. Kui me vaatame nüüd kuude lõikes, no praegu on siin ka, eks ole, 7000 on avatute tehingute näol miinust ees, noh, profit on 11 000, et isi, kui ta praegu selle kahjumi vastu võtaks, siis ta oleks ikkagi kasumis. Ta on siis kuskil üle 6000 kasumina välja võtnud. Kui me vaatame nüüd kuude põhist tootlust, siis on näha, et see on siis jaanuarist alates kuni praeguseni on siis vaikselt kogu aeg allapoole läinud. Keskmine tootlus on endiselt hea, 6,7%. Mina isiklikult Flashi sellises seadistuses ei kasuta ja miks tal see aasta on lahjemad tulemused, ma tahaks näha, et ma olen ka selles süüdi, sellepärast et ma tegin tema kontole süvaanalüüsi, et välja selgitada, mis põhjustas selle nii sügava jooksev miinuse, mis tal seal oli. Ja selgus, et selleks oli siis paar paari, mis ta lubas siis välja visata. Ma tean, et osad paarid ta viskas välja ja üks, mis siin on ka näha, siis US 30, on tal veel endiselt lahti, aga need tehingud on siis lahti juba 2023. aastast, need on siis eelmise aasta veebruaris võetud tehingud, ehk siis näiteks indekseid ja muid selliseid hästi likviidseid instrumente ei ole mõistlik Flashiga kaubelda. Nii, võtame järgmise konto. See on nüüd minu enda konto, sest ma mäletan, kui Flash välja tuli, siis oli kõigepealt olid siis inimesed loomulikult hästi vaimustunud, sellepärast, et oli teinud väga häid tulemusi. Aga ma ütleks, et riskihaldus ei olnud veel päris hästi paigas Flashil. See on minu isiklik arvamus ja tookord ma ka siis esimese hooga, ilmselt nagu ka üksjagu teisi inimesi, said Flashiga kõrvetada. Seal oli vist kas GBP käed või GBP ust või see mõlemad hakkasid kõvasti suusatama ja siis lõpuks ikkagi, kes ei pidanud vastu, võttis mingisugused kahjumid, kes pidas vastu, lõpuks muidugi see hind tuli tagasi, nagu ikka, mis läheb ülesse, peab alla tulema ja mis läheb alla, peab ülesse tulema. Aga lihtsalt selleks pidi siis ootama, ma ei mäleta, kas pool aastat või isegi rohkem. Et sellest ajast on muidugi Flash kõvasti edasi liikunud, too aeg veel ei olnud sellist asja nagu Flash Pro, et see on nende kõikide tarkvaradega, mida Avore pakub, on alati siis pidev arendustöö käimas selleks, et toode oleks järjest parem, järjest turvalisem, et siis eesmärk on siis hoida samasugust tootlust, mis ta on kogu aeg teinud, aga seda siis madalama riskiga või siis tõsta tootlust, jättes riskitaseme samasse kohta, kus ta siis oli ka varasemalt. Nii, see on siis jah, minu isiklik konto siin, mis jookseb, et see oligi eelmine aasta mingi hetk, kus ma siis, minuni jõudis info, et Flash tegelikult töötab väga hästi, on inimesi, kes on seda kasutanud pikalt ja kes on siis leidnud seadistuse, mis töötab. Ja see konto, mida ma näitsin, mis on siis veebruarist 2022 jooksnud, on siis üks nendest kontodest. Tegu on siis ka ühe minu sõbraga, kes elab Rootsis ja tema ei ole mingisugune kaupleja, ütleme niimoodi, ta laseb täiesti käed vabalt sellel toimetada. Tema põhitegevus on ta tegelikult jaekaubanduses, mis tegeleb toidupoodide varustamisega või mingi ettevõtjad on, et ta lihtsalt ei ole aega ise seal manageerida ja midagi teha ja ei ole ka seda huvi nii väga süveneda, mismoodi need asjad täpselt töötavad. See on siis vastupidiselt minule. Nii, aga siis see on minu isiklik konto, mis on siis jooksnud selle aasta veebruarist. Võib öelda, et sellel on nüüd pool aastat enam-vähem täis. Keskmine tootlus on olnud siis 2,6% kuus ja drawdown
on siis tunduvalt madalam, kuskil 12,7%. Nagu ikka, suvekuud on tavaliselt sellised, kuidas öelda, ei liha, ei kala. Profitability on 81% tehingutest võidetakse. Vaatame kuudepõhiseid tulemusi ka. Veebruaris oli 0, märtsis väike kasum, aprill, mai olid päris head ja nüüd juuni, juuli on olnud sellised tagasihoidlikumad, nagu ma ütlesin, see suvi on olnud nagu ikka, suved tavaliselt on, mis puudutab kauplemist, sellised teistmoodi segasemad hinnad teevad mingid järske suuri liigutusi ja siis seisavad paigal pikalt, aga selleks, et robotid saaksid tööd teha ja raha teenida, on vaja seda, et hinnad liiguksid piisavalt, siis vahet ei ole, mis suunas, aga peaasi, et nad liiguvad. Ja tihtipeale seda siis suvel ei ole. Millele siis on Flash üles ehitatud? Vaatan, kas mul õnnestub täna ka joonistada teile. Võtame siis selle siia. Nii, siin peaks olema nüüd näha. Vaatan, kas see asi ka töötab. Nii. Ta siis põhineb peamiselt sellisel indikaatoril nagu Stochastic. Ja Stochastic, kes ei tea, siis muidugi alati on võimalik minna ja guugeldada Stochastic Indicator või siis eesti keeles stokastiline indikaator. Ma pean siit natukene seda asja sättima. Kuidagi väga mapping function. Kus kohast ma saan seda muuta? Screen mapping monitor. Nii, mis monitor see on siis? 2 äkki või? Okei, vaatame. Ei ole 2. Vabandan, tehnilised probleemid. Nii, monitor 1. Nii, õige. Täna ma siis joonistan teile. Nii, on siis selline nii-öelda, kui sirge joon tuli siit, selline tunnel. Ja siin on siis, muudame värvi, paneme punase, kus see kiirelt kadus. Ja siis on siin nii-öelda Stochasticu siis nii-öelda levelid või siis, see peaks jooksma siit hästi, kujutage ette, et need on sirged jooned lihtsalt. Kus see hiir jälle läks? Nii, siin. Nii, ja Stochasticu indikaator siis jookseb siin vahel. Et sul on võimalik ka näiteks MetaTrader 4 või 5 graafiliselt tekitada Stochastic indikaator. Ma tean, et osad kasutavad, manuaalsed kauplejad kasutavad ka seda siis ühe nii-öelda indikaatorina. Ja võtame, ta siis liigub siin niimoodi. Käib siin all vahepeal, siis käib uuesti, siis läheb uuesti siia ülesse. See on siis vastavalt sellele, mida nagu hind teeb, kes tahab täpsemalt teada, mis moodi Stochastic töötab, siis Google aitab. Nii, nüüd, kus ma nüüd olen siin jälle, teeme siis siia, siin on siis nii-öelda OB ehk siis overbought ja siin on siis OS ehk oversold ja siis on võimalik Flashis siis paika panna parameeter vahemikus 0–100 ja üldiselt siis by default on see on 90 ja nii ja see on 10. Nüüd kui see indikaator läheb siit sellest 90 joonest läbi, muudame värvi ka, läheb siit sellest 90 joonest läbi, siis ta paneb sisse pending orderid. Mis asi on pending order, see on siis nagu tellimus maaklerile, et kui nüüd selle valuutapaari hind jõuab sellele konkreetsele tasemele, siis võta sisse müügitehing. Ja samamoodi, kui ta siia alla tuleb, siis ta teeb vastupidi, oletame, et siis jõuab siia alla 10 näiteks, siis ta vaatab, et on oversold, ehk siis on üle müüdud, mis tähendab seda, et peaks tulema reversal, ehk siis peaks hakkama hind uuesti teises suunas liikuma, ehk siis see on, ei saa öelda, et counter trend strategy,
aga ta sarnaneb selles mõttes Gearboxiga, et ta püüab leida üles need kohad, kus toimub siis hinna suuna muutus, aga ta teeb seda siis kasutades indikaatorit, mitte nii-öelda ajaloolist datat, kus siis Gearboxi puhul oli see, et ta luges pippe, et kui palju hind liigub siis käikude põhjal. Ühesõnaga, kui ta jõuab siia alla, siis ta paneb sisse pending orderit ja kui ta jõuab siia üles, siis paneb sisse pending orderit. Loodan, et on arusaadav. Tahad, võid ka panna siia kommentaari, kui on mingisuguseid küsimusi. Aga ühesõnaga, niimoodi ta põhimõtteliselt töötab ja kui me räägime nüüd seadistusest, siis on rida seadeid, mida siis saab Flashis muuta. Ja Flash töötab siis niimoodi, et igale valuuta paarile pannakse peale, ma näitan ka, panen selle Flashi korra siin käima, et oleks näha. Nii, see on siis see sama päris konto, mida ma näitasin. Siin on siis 4 paari korraga töös, GBP-ust, eurust, ust-käed ja audust. Ja nagu näha, siis on tehingud sees. Ja mina isiklikult olen olnud siiamaani väga rahul selle tootlusega. Aga mille ma tahtsin jõuda praegu on see, et Flashi puhul on siis igale paarile tuleb siis Flash peale tõmmata, nii-öelda aktiveerida, et ta kaupleb ainult seda paari, mis on sul, mille peal ta sul on, nii-öelda see graafik, mille peal ta sul on parasjagu. Ja siis väga oluline on ka see, et oleks õige timeframe või siis nii-öelda, et mis ajaühikut näitab üks küünal, on see tunnipõhine, on see 5 minuti põhine, on see 4 tunni põhine või päevapõhine, mida suurem see ajagraafik on, ehk siis ütleme, et päevane, et ta näiteks kasutab päevaseid küünlaid, siis seda täpsemalt on, aga seda vähem ta võtab tehinguid. Ja kuldne kesktee siis tavaliselt jääb sinna tunni ja 4 tunni vahele, et ta siis nende nagu siis seadetega ta töötab senimaani kõige paremini. Nii, aga lähme siis seadistuseni ka. Räägime lahti need erinevad read, mis siin on. Lot size on siis tehingu, paneme siia siis, see on siis ühe tehingu suurus. Ahah, peidus siin. Nii. Ühe tehingu suurus ja üldiselt siis seda võib arvestada 0,01 lotti iga 1000 kohta, mis on kontol ja siis ma ütleks kuni 4 paari. Kuni 4 valuutapaari, sõltub muidugi paaridest, et need paarid, mida mina kasutan, nende puhul on see täitsa okei panna sellise lotiga ja ühe paari puhul siis GBP just, mis töötab eriti hästi, selle puhul ma panen näiteks 0,02 iga 1000 kohta, mis mu kontol on. Take profit cash amount, ehk siis kui ühe valuutapaari, seesama valuutapaar, mille peal ta sul on ja lahti olevad tehingud jõuavad kasumisse 7,5 näiteks siis selle konto puhul või selle seadistuse puhul, mis ma siin välja tõin, siis ta paneb selle tehingu lihtsalt kinni. See on siis, võtab, sulgeb tehingud, kui tehingud on saavutanud kasumi, mis siin valitud. Järgmine. Need on nüüd siis hoiatused, et trailing stop, cash trail start ja cash trail buffer, neid ei tasu väga näppida või neid numbreid ei tasu väiksemaks panna, kui sul on juba tehingud avatud. Kui sa need väiksemaks paned, siis juhtub see, et ta paneb need tehingud sul kohe kinni. Mis tähendab seda, et kui sul on mingid avatud tehingud, mis on parasjagu miinuses, siis ta lihtsalt võtab selle miinuse sisse. Et see on lihtsalt selle roboti eripära, ehk siis kui sul on tehingud avatud ja sul on plaanis cash trail starti või cash trail bufferit muuta, siis kindlasti ei tohi neid väiksemaks panna, sellepärast et muidu võid lossi saada. Trailing stop loss on siis dünaamiline kasumi võtmine, kus
kasumi võtmise punkt liigub hinnaga kaasa. Cash trail start on siis, mis kasumi juures aktiveerub dünaamiline kasumi võtmine. Ja cash trail buffer on siis nii-öelda buffer, kui palju on lubatud kasumil väheneda enne, kui tehingud kasumis suletakse. Ehk siis oletame, meil on siis tehing või 2 tehingut või 3 tehingut või 6 tehingut, parasjagu oleneb ka jah, mis seal nagu toimub, aga ühesõnaga, kui ütleme, et on 3 tehingut ja nende tehingute summa summarum on 2,5, korralikult müristab ja sajab väljas, päris hea, on 2,5, siis ta hakkab treilima ja nüüd, kui siis see kasum peaks langema 0,6 võrra, ehk siis 1,9 peale, siis ta paneb need tehingud lihtsalt kasumis kinni, et ta jää nagu rohkem ootama. Max trade open prepare, ehk siis lubatud sama aegsete tehingute arv paari kohta. Max trades pips enabled on siis, sa saad määrata paika, kui palju hind peab enne liikuma, kui lubatakse võtta uus tehing, et see ongi peamine erinevus siis Flash ja Flash Pro vahel, et tavalisel Flashil seda ei ole. Flash Pro puhul siis saab valida, et kui hind liigub näiteks 60 pippi, et alles siis ta võtab järgmise tehingu, mitte ennem. Aktiveerib miinimum distantsi 2 tehingu vahel. Max trades pips on siis mitu tehingut lubatakse võtta, kui on saavutatud piisav vahemaa eelmisest tehingust. Max trades space pips on siis pippide arv, mille hind nii. Hinna liikumine, mis peab toimuma enne, kui lubatakse lisatehinguid võtta. Need 3 tükki siis, need 3 tükki käivad siis kõik nii-öelda käsi käes koos. Ja järgmine drawdown limit cash amount prepare, see on siis nii-öelda käsipidur. Käsipidur, kui avatud tehingute miinus jõuab määratud summani, suletakse kõik tehingud korraga. See on siis nii-öelda konto kaitsmiseks. Nii, siis expired pending time on, nagu ma alguses rääkisin, ta ei võta kohe tehinguid, vaid ta paneb sisse nii-öelda tellimused, tingimuslikud tellimused, kui hind jõuab teatud kohani, siis ta siseneb. Siin on siis, paneme siis siia tehingu tellimuse kehtivuse aeg. Ehk siis kui 90 minuti jooksul, selle seadistuse puhul, kui 90 minuti jooksul see hind ei jõua sinna, mis sa oled määranud oma selles tellimuses, siis see tellimus tühistatakse. Overbought on siis nii-öelda, eks ole, stochastic indikaatori üle ostetud parameeter. Mida väiksem, seda tihedamalt tehinguid võtab ja seda väiksem täpsus. Et seal on selline kuldne kesktee ka, et seda ei tasu nagu panna
mingisuguse lambise koha peal, et see võiks olla vahemikus 90–97 tavaliselt, et siis ta töötab väga hästi. Nii, järgmine, oversold. Paneme selle kopeeri. Üle ostetud. Üle müüdud parameeter. Mida suurem, seda tihedamalt tehinguid võtab ja seda väiksem täpsus. Siin on jäänud pedant, nagu ma olen. Ja need ongi siis põhiseaded. Nendest, kui need asjad nüüd enam-vähem paika saad, siis see on kõige tähtsam. Nüüd järgmine on siis nädala päevade põhine kauplemine. Paneme siis need siia kõik igale päevale. Ja siin on siis näha, et on lubatud siis kõik nädalapäevad esmaspäevast reedeni kaubelda. Osad näiteks lülitavad reede välja, sellepärast et reede tavaliselt on sellised päevad, kus hind teeb rohkem vigureid ja on siis nii-öelda oht jääda mingisugustesse tehingutesse pikalt vinduma. Edasi on siis kellaaeg. See on siis kellaaja põhine kauplemine. See on siis algusaeg. Ja lõpuaeg. Miks see oluline on? See on sellepärast oluline, et Eesti mõistes siis keskööl minnakse üle siis uuele päevale kauplemises ja tavaliselt esimesed paar tundi, kes viitsib vaadata, kes ka teab juba, on siis nii-öelda spreed ehk siis ostu- ja müügi hinna vahe on meeletult suur. Ja need on sellised perioodid, kus ei ole mõistlik siis tehingutesse minna, sest et sa lihtsalt pead nii-öelda, sinu tehingud peavad palju pikemalt kasumisse jooksma enne, kui sa reaalselt saad mingisugust kasumit võtta. Sest lihtsalt ostu-müügi hinna vahe on nii suur. Ja see siis on ka, siin on siis pandud kella 2 öösel hakkab alles toimetama ja siis kuni päeva lõpuni toimetab. Sellised need seaded on. Et ma ütleks, et Gearboxiga võrreldes tegelikult on Flash lihtsam ja sest et Gearboxi puhul on lihtsalt hästi palju neid erinevaid parameetreid ja seal on siis ka dünaamilisi elemente on palju rohkem. Selles suhtes on Flash Pro lihtsam ja kes natuke ennegi kauplemist mõistab, siis ta teab, mis asi on stochastic indikaator ja kui sa ei tea, mis asi see on, siis alati sul on võimalus minna ja guugeldada, aru saada, mis asi see on, et mida see indikaator üldse tähendab, mida see näitab. Ja tegelikult stochastic koos paari teise indikaatoriga ajalooliselt on päris head indikaatorid selleks, et siis kvaliteetset kauplemist teha. Mõned kontod, mis ma tahtsin tegelikult veel näidata, enne kui ma tänase kõne kokku tõmban. Siin on siis, üks konto tahtsin veel näidata, jah. Siin on üks tubli konto veel, mis on teinud keskmiselt 4,5% kasvu kuus, jooksnud siis selle aasta märtsist ja jooksev miinus on siis selle ajaperioodil olnud 6,2%, mis on äärmiselt madal. Vot, selline see kõne oli siis täna. Kui sul on mingisuguseid küsimusi, siis võid mulle need otse panna ja loomulikult võid ka siia kommentaaridesse jätta. Üks väga oluline asi veel. 7. septembril on meil siis tulemas suurem kogunemine, see toimub Tallinnas. Täpselt kohta ei ole paika pand, praegu valime siin paari koha vahel ja tulevad ka külalised USA-st ja Horvaatiast ja kes teab, võib-olla mõnest kohast veel ka ettevõtte omanik, Amore Prime'i looja, üks loojatest on ka ise isiklikult kohal ja tal on palju põnevat infot ja palju põnevaid lugusid rääkida, et märgi endal juba kalendrisse ära, 7. september, see on laupäevane päev ja hetkel siis on valikus Kultuurikatel ja teine on siis Hestia hotell, mis on seal sadama lähedal, et üks nendest kahest saab siis olema toimumiskohaks ja tuleb siis terve
päevapikkune programm, kus on siis ka palju väärtuslikku infot, et me ei räägi ainult nendest tarkvaradest, mida Ooria Prime siis pakub, vaid me räägime ka kauplemisest üldiselt, kuidas luua endale plaan, kuidas üldse kasvatada endas investori siis nii-öelda meelestatud või nii-öelda investori rolli ja palju muud, kuidas näiteks vältida erinevaid skämme, sest neid pettusid on tõesti palju, et see on ka väga oluline aspekt investeerimise juures, kuidas siis ära tunda asjad, mis on skämmid. Aga täna siis minu poolt kõik ja ehk siis juba järgmine neljapäev õnnestub meil rääkida Kraitose uuest versioonist. Minu poolt tänaseks kõik, olge mõnusad ja järgmise neljapäevani.